Asjad lähevad käest ära pärast seda, kui Globo näitab nimekirja brasiillastest, kes on sanktsioneeritud seotuse tõttu PCC-ga, samal ajal kui föderaalpolitsei juhtkond reageerib ja muudab rahvusvahelise võitluse organiseeritud kuritegevuse vastu poliitiliseks kriisiks Brasiilias. Avalduses nimetab Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium PCC-d lääne suurimaks rahvusvaheliseks kuritegelikuks organisatsiooniks ja süüdistab seda rühmitust Ameerika finantssüsteemi kasutamises narkokaubanduses saadud raha pesemiseks. Täna välja kuulutatud sanktsioonid on suunatud 2 Brasiilia kodaniku ja 4 ettevõtte vastu. Victory Trading, Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia. PixWave Soluções de Pagamentos, Wave Construções Econômicas Inteligentes, Koikni ettevõte asuvad São Paulos. 4. ettevõte on Avenidas Flutuantes Unipessoal, mis on registreeritud Portugalis. Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi andmetel juhib või kontrollib neid kõiki Vitor Enrique de Oliveira Shimada. Ja neid kasutati selleks, et anda rahalistele tehingutele seaduslikkuse ilme ja raskendada vahendite päritolu tuvastamist. Ameerika Ühendriikide valitsus väidab, et Shimada on võtmelüli. Ta on ühenduslüli PCC agentide Floridas ja välismaiste narkodiilerite vahel. Sanktsioonid mõjutavad ka Estela Henrique de Oliverat, keda peetakse Shimada sugulaseks. Väidetavalt vastutab ta narkoraha kogumise ja logistika eest. Ameerika Ühendriikide valitsus teatas 1. juulil 2026 sanktsioonidest Vitor Enrique de Oliveira Shimada ja Estela Stefani Núñez Enrique de Oliveira vastu. 3 Brasiilia ettevõtet ja 1 ettevõte Portugalis. Väites, et see grupp oli osa võrgustikust, mida kasutati narkokaubanduses saadud raha pesemiseks ja vahendite liigutamiseks pealinna 1. komando jaoks. Shimada juhitud struktuur olevat Floridas pesnud PCC jaoks üle $30 miljoni, mis on üle 150 miljoni reaali, ning see raha tuli tagasi Brasiiliasse krüptorahade ülekannete kaudu. Ameerika valitsus külmutas Vitor Shimada, Estela de Oliveira ja nende ettevõtete varad Ameerika Ühendriikides ning keelas ameeriklastel nende isikute ja ettevõtetega tehinguid teha. Lisaks sellele võivad ka välismaised finantsasutused, kes teevad olulisi tehinguid sanktsioneeritud isikutega, saada karistada. See teave sai üleriigilise tähelepanu, kuna Jornal Nacional avaldas sihtmärkide nimekirja ja näitas, et Washington peab PCC-d lääne poolkera suurimaks rahvusvaheliseks kuritegelikuks organisatsiooniks. Juhtum muutus veelgi plahvatusohtlikumaks, kui Tarcísio de Freitas tervitas seda meedet ja ütles, et kõik sanktsioonid PCC-ga seotud isikute vastu on teretulnud. Ma arvan, et kõik pingutused selliste organisatsioonide nagu PCC vastu võitlemisel tuleb ära teha. Kui jutt ette järgmist, PCC on tänapäeval kohal vähemalt 11 Ameerika osariigis. Sul on esimese pealinna komando rakud Ameerika Ühendriikides. Sa ei saa lasta sellel kasvada. Jah, need tüübid pesevad raha mingil moel. Keegi hõlbustab sisse ja välja liikumist. See sissepääs, see raha sisse ja väljapool tuleb jälgida. Me peame selleks kasutama luuret. Ja kes kuriteoga flirtib, väärib ja peab olema karistatud. Samal ajal kinnitas Andrei Rodriguez, föderaalse politsei peadirektor, et 2 sanktsioneeritud brasiillasel ei ole seost selle jõuguga. Föderaalse politsei peadirektor Andrei Rodriguez eitas, et Vitor Enrique de Oliveira Shimada ja Estela Stefani Núñez Enrique oleksid seotud 1. pealinna komandoga erinevalt Ameerika valitsuse väidetest. Seega väldib Brasiilia valitsus avalikult liiga jõulist reageerimist, kuid ütleb, et see muret tekitav, olles mures sellepärast, et see võib levida ka teistesse majandussektoritesse ja mõjutada ka süsteemi ennast. Eduardo Bolsonaro sekkus samuti poliitilisse reaktsiooni ja eitas, et oleks tariife Brasiilia vastu, öeldes, et tema surve oli suunatud selleks, et Brasiilia eliit avaldaks survet föderaalsele ülemkohtule. Siin tekibki küsimus, mida see nimekiri paljastab? Miks föderaalpolitsei reageeris? Kuidas Lula valitsus seda piinlikkust seletab? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Tegelikult tähendab see, et nende inimeste ja ettevõtete varad ja huvid, mis asuvad Ameerika Ühendriikide jurisdiktsioonis, külmutatakse ning Ameerika kodanikel ja ettevõtetel on keelatud nendega tehinguid teha, välja arvatud juhul, kui on olemas eraldi luba. Washington väidab, et Shimada oli võtmelüli Floridas baseeruvate PCC operaatorite ja välismaiste narkokaupmeeste vahel.
Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi sõnul olevat see võrgustik pesnud üle $30 miljoni ulatuses ebaseaduslikku tulu, mis oli saadud mitmes USA linnas ning kasutas krüptoraha, et saata raha Brasiiliasse. Süüdistus toob välja ka Estela kui ettevõtete sugulase ja lähedase kaasosalise. Ja kasutati krüptoraha, et saata raha Brasiiliasse. Tegevus logistiliste teenuste osutamisel sularaha kogumiseks. Ameerika valitsus ei käsitlenud seda vähetähtsa kahtlusena. Seda käsitleti kui osa rahvusülese kuritegevuse süsteemist, mis kasutab ettevõtteid, kontosid, finantstehnoloogiat ja rahvusvahelisi marsruute räpase raha varjamiseks. Kõige olulisem hetk saabus siis, kui Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium ise kirjeldas PCC-d kui lääne poolkera suurimat rahvusvahelist kuritegelikku organisatsiooni ja ütles, et see jõuk kujutab endast tõelist ja kasvavat ohtu riigi territooriumil. Avalduses toodi välja eriti tegevus Floridas, narkokaubanduses saadud raha pesemine ning ülemaailmne laienemine, kusjuures märkimisväärne kohalolek on sellistes riikides nagu Ühendkuningriik, Türgi ja Jaapan. Ameerika Ühendriikide valitsus teatas ka, et Brasiilia võimude hiljutised tegevused paljastasid PCC kontrollitud rahapesuoperatsiooni, kus Hiina elektroonikakaupade levitusvõrgu ja Hiina e-kaubandusplatvormi abil suudeti 7 kuu jooksul pesta üle $190 miljoni. Tarcisio de Freitase reaktsioon oli kiire. Sao Paulo kuberner kinnitas, et sanktsioon on teretulnud ning toetas kogu rahvusvahelist pingutust selliste organisatsioonide nagu PCC vastu. Ma arvan, et kõik jõupingutused selliste organisatsioonide nagu PCC vastu võitlemiseks tuleb ära teha. Kujuta ette järgmist. Täna on PCC kohal vähemalt 11 Ameerika osariigis. Primeiro Comandada kapitaali rakud on Ameerika Ühendriikides olemas. Sa ei saa lasta sellel kasvada. Jah, need tüübid pesevad raha mingil moel. Keegi hõlbustab sisse ja välja liikumist. See raha sisse ja väljavool tuleb jälgida. Me peame selleks kasutama luuret. Ja kes kuriteoga flirtib, väärib ja peabki karistada saama. Seega PCC-ga seotud isikute sanktsioneerimine on teretulnud. Iga pingutus ja veel üks asi, see on rahvusvaheline kuritegu. See ei ole kuritegu, mis oleks täna piiratud ainult osariigi või Brasiilia piiridega. See on tõesti rahvusvaheline kuritegu. Nad on Lõuna-Ameerikas, nad on Euroopas, nad on Ameerika Ühendriikides. Seega tuleb teha ka kogu see rahvusvaheline pingutus nende organisatsioonide vastu võitlemiseks, sest need organisatsioonid, rahvusvaheline narkokaubandus rikub ühiskonda. Kui me vaatame, kui palju kuritegusid on seotud narkokaubandusega, on see muljetavaldav. Me näeme, et enamik mõrvu pannakse toime just narkokaubanduse tõttu. Seega on see haav, millega tuleb võidelda. Ta ütles, et see grupeering ei ole piiratud Brasiilia piiridega ning mainis nende kohalolekut vähemalt 11 Ameerika Ühendriikide osariigis, lisaks tegutsetakse Lõuna-Ameerikas ja Euroopas. See avaldus tehti Sao Paulos, Triunfo väljaku avamisel Sao Paulo kesklinnas. Tarcisio käsitles seda juhtumit kui võitu organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. Ja ta tõi välja probleemi seal, kus see tegelikult kõige rohkem mõjub. See ei ole enam vanglas peidus olev grupeering, vaid rahvusvaheline masin, mis põhineb rahal, mõjul ja hirmul. Andrei Rodriguezi avaldus andis kriisile poliitilise mõõtme. Föderaalse politsei peadirektor oli juba nimetanud Ameerika Ühendriikide otsust liigitada PCC ja Comando Vermelho välismaisteks terroristlikeks organisatsioonideks tehniliseks eksituseks. Nüüd, vastavalt ühele intervjuule viitavale raportile, väitis Andrei samuti, et Vitor Shimada ja Stella Stefani pole PCC-ga seotud. See on otseses vastuolus sellega, mida PCC võimud väidavad. Valitsuse kriitikute sõnul muutus olukord raskesti seletatavaks. Samal ajal, kui Ameerika Ühendriigid blokeerivad vara, osutavad rahapesu võrgustikule, nimetavad tegutsejaid Floridas ja asetavad PCC rahvusvahelise kuritegevuse keskmesse. Föderaalpolitsei juhtkond paistab püüavat vähendada Washingtoni poolt viidatud seose tähtsust. Justiitsministeerium reageeris samuti murega. Hiiklik justiitssekretär Maria Rosa Guimarães Loulou kinnitas, et valitsus ei kaitse kurjategijaid, kuid kardab kaudseid mõjusid Brasiilia inimestele ja finantsasutustele. Ta ütles ka, et ei usu ühepoolsetesse meetmetesse ning et Ameerika Ühendriigid kasutasid Brasiilias toodetud teavet ja mõisteid. See õigustus avas veel ühe nõudmise suuna, sest kui teave pärines Brasiilia uurimistest, muutub poliitiline küsimus veelgi teravamaks.
Miks tundub valitsus olevat rohkem häiritud Ameerika sanktsioonist kui finantsstruktuurist, mis oleks võinud teenida PCC-d? Shimada juhtumiga kaasnesid juba varem teised uurimised Brasiilias. Ta vahistati ennetavalt 2024 aasta detsembris uurimises, mis puudutas rahapesu Corinthiansi ja Whitebeti juhtumiga seoses. Seejärel 2025 aasta jaanuaris viibis ta lühikest aega koduarestis ja sai kautsjoni vastu habeas corpuse. Uurimise ja avaldatud andmete kohaselt ta mõisteti Sao Paulo 4. föderaalse kriminaalkohtu poolt 5 aastaks poolavatud režiimis vangistusse rahapesu eest. Kuid ta viibib vabaduses, ei kanna elektroonilist jalavõru ning tal on keelatud Brasiiliast lahkuda. Brasiilia uurimine ei väida, et ta oleks PCC liige, kuid viitab sellele, et tal on rahalised seosed isikute ja ettevõtetega, keda on mainitud uurimistes selle rühmituse kohta. Eduardo Bolsonaro sattus sellesse juhtumisse kriisi teise külje kaudu. On selge, et me pole kunagi tariife nõudnud, ei praegu ega ka eelmisel aastal, olen sellest alati rääkinud. Eelmisel aastal ütlesin ma, teeme sellest sidrunist limonaadi. Nii et survestame Brasiilia eliiti, et nad koputaksid STF-i uksele, sest Trump ütles selgelt, eks ole, et ta kehtestab Brasiiliale tariife just Moraesi tagakiusamise ja riigis toimuva tsensuuri tõttu, mis toimus ka 2022 aasta valimistel. Ja nüüd pole olukord teistsugune. Eks ole, me näeme, kuidas valeuudiste meedia räägib, et Brasiiliale kehtestati tariifid, kuigi tegelikult ei kehtestatud, vaid on olemas soovitus just nende põhjuste tõttu. Pärast aastat kestnud uurimist jõudis 301 sektsiooni järeldusele, et Brasiilia tsenseerib sõnavabadust. See on ju selge, eks ole. Alati on konservatiivid, ainult konservatiivid, keda poliitiliselt tavakiusatakse, et Lula valitsus ei võitle korruptsiooniga. Ja just see ongi põhjus, miks Ameerika Ühendriigid soovitavad tariifi kehtestada. Aga enne selle tariifi kehtestamist, enne kui seda saab rakendada, sest see sõltub Trumpi allkirjast, järgivad Ameerika Ühendriigid nõuete kohast õigusprotsessi, erinevalt Brasiilia ülemkohtust, ja korraldavad avaliku ärakuulamise. Ta eitas, et oleks Brasiilia vastu tariife nõudnud ja kinnitas, et tema ütlus sidrunist limonaadi tegemise kohta oli viis survestada Brasiilia eliiti minema ülemkohtu uksele koputama. Ja määrav punkt on järgmine. Enne kui Flavio midagi ütleb, lööb ta juba Brasiilia eest värava. Mis värav see siis on? Ta suutis olla tähelepanelik ja tal oli energiat ületada ookean, et tulla kaitsma brasiillasi, et neid ei maksustataks, samal ajal kui Lula valitsus ei kirjutanud absoluutselt kellelegi. Ehk siis ongi teoks saanud see, mida me alati oleme rääkinud, kulisside taga ei tee Lula mitte midagi, sest ta soovib seda tariifi. Te ei kujuta ettegi, millised vestlused siin Ameerika võimudega on olnud. Mehed lihtsalt ei suuda uskuda, sest Ameerika Ühendriigid räägivad, uurivad, ühte teist tuleb välja, siis Lula kohtub Trumpiga ja see pole üldse teema. Lula lihtsalt läheb sinna, et öelda, Trump, kuule, lõpeta tülitsemine Hiinaga. Kuule, Trump, austa Iraani suveräänsust. Kuule, Trump, ära tee midagi Venezuela vastu. Vaata Kuubat. Nii et mees lähebki sinna, et diktatuure kaitsta. Kõige väärtuslikumal hetkel, kui tal on võimalus rääkida maailma suurima majandus- ja sõjaväejõu presidendiga. Mõtle, kui palju asju ta võiks rääkida, vahendada, paluda. Ja ta läheb sinna ja ei tee seda. Sina, kalur, kes siiani kannatad tariifide all või sina, kes ekspordid puitu, kive, rauamaaki ja nii edasi. Sinu jaoks, las see kõik plahvata. Miks? Sest Lula arvab, et kui Trump kehtestab Brasiilia vastu tariifid, siis Lula suudab sellest valimiskasu saada, püüdes näidab end kui rahvusliku suveräänsuse kaitsja jänki rünnaku vastu. Samal ajal teiselt poolt, eks ole, soovib Flavio tariife, sest ta kohtus hiljuti Trumpiga. See on vale ja see on tõestatud. Flavio läheb Ameerika Ühendriikidesse, et kaitsta Brasiilia, sest Lula ei hooli Brasiiliast üldse. Avaldus püüab lammutada vastaste poolt kasutatavat narratiivi, mis üritab panna talle süüd Ameerika Ühendriikide majandusmeetmete eest Brasiilia vastu. Globo tõi nimekirja uudiste keskmesse ja paljastas Brasiilia jaoks ebamugava fakti. See polnud blogi, see polnud üksik väljaütlemine ega ka sotsiaalmeedia provokatsioon. See oli Ameerika Ühendriikide valitsuse ametlik otsus, mille avaldas Rahandusministeerium koos nimede, ettevõtete, õiguslike alustega ja rahaliste tagajärgedega. Katse käsitleda sanktsiooni poliitilise liialdusena põrkub süüdistuse tõsidusega.
Washingtoni sõnul liikusid meetme sihtmärgiks olnud võrgustikus ebaseaduslikud vahendid PCC jaoks, kasutati krüptoraha ning Sao Paulo oli ühendatud operaatoritega Floridas. See muudab vestluse taset. Kriis süveneb, sest organiseeritud kuritegevus ei ilmne enam ainult avaliku korra probleemina, vaid on asunud võimu, raha ja maine pärast peetava võitluse keskmesse. Võimud. PCC paigutati Ameerika Ühendriikide poolt riikide ülesse ohukategooriasse. Tarcisio tähistas seda tegevust. Eduardo Bolsonaro kaitses end süüdistuse eest, et ta olevat taotlenud tariife. Föderaalse politsei juhtkond vaidlustas sanktsioneeritute seose rühmitusega. Lula valitsus püüdis rääkida ettevaatlikkusest, kaudsetest mõjudest ja koostööst. Aga nimekiri on juba avaldatud. Nimed on juba avalikustatud ja ameeriklaste sõnum on juba edastatud. Kõik, keda peetakse PCC rahaliseks toetajaks, võidakse tabada ka väljaspool Brasiiliat. Kui PCC-st on saanud rahvusvaheline oht, siis miks tundub, et võimul olevad inimesed kardavad rohkem sanktsioone kui seda jõuku ennast? Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt kasutades ekraanil kuvatavat Pix-võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on anda teile tõest infot. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.